Tervist kõigile. Mina olen Rexest Grupi esindaja ja räägin siis kiirelt võib-olla Rexest Grupi tegevusest natukene ka ajaloost. Ajalugu ei ole pikk, see on 1 aasta kõigest. Tegemist on päris suhteliselt uue ettevõtmisega. Võiks seda siis ka võib-olla liigitada kuhugi innovatsiooni poole peale natukene ka võib-olla rohelise mõtlemise juurde. 2 aastat tagasi sai ta nii-öelda firma asutatud. Aasta sellest oli küll projektipõhine tegevus, nii-öelda siis on ta Eesti-Inglise ettevõte, Eesti kapitalil põhinev ja tema siis tootmiskoht nii-öelda ettevõte asub Mäo Investi territooriumil ja põhitegevuseks siis on utiilsete plastmasside ümbertöötlemine, natuke sihuke võib-olla väga spetsiifiline. Aga siis teeme plastmassist, toodame erinevaid profiile, nii-öelda poste, laudist ja nii edasi ja nii edasi. Kui kiirelt edasi minna, siis on näha siin piltidel, mis ka tehtud on. Siin on näha ka üleval pildil, et kasutame toorainet, milleks on siis tegelikult koostööpartner on Väätsa Prügila. Ja Väätsa Prügilaga on veel loodud ühisettevõte tegelikult Väätsa Plast, kes siis annab toorainet Rexest Grupile. Toimub tooraine ettevalmistamine Väätsa Prügila territooriumil vastavate seadmetega. Küll hetkel tehakse seda pooles mahus, on tulemas teatud lisaseadmed nii-öelda bakteriaalse ja muude asjade tapmiseks, et me oma protsessi saaks nii-öelda toorainet kasutada. All on näha ka siis nii-öelda mingid produktid või detailid, mida me oleme valmis teinud, on olemas prügimajasid, on võimalik euroaluseid teha ja nii edasi ja nii edasi. Siia tegelikult kahjuks ei jõudnud Paide vallale üle anda riietusvahetuskabiini, mis on valmis tehtud ja mõeldud just Paide Tehisjärvelt, aga proovime järgmine aasta. Järgmine aasta. Paide vallale Tehisjärve ümber. Jah, kui võtta korra pilt tagasi, siis tegelikult see prügimaja, mis on seal esimesel pildil, siis see on ka tegelikult täna viidud Paide jäätmejaama ja selle asukoht jääbki sinna. Siin on küll puudu veel katus täna ja uks, mis on ka valmis tegelikult, et see tuleb komplekteerida veel, aga maja jääb Paide jäätmejaama ja see on ka nii-öelda kingitusena. Kui nüüd rääkida, et mis nagu soodustab ettevõtlust Järvamaal, siis kui härra Kunnarokk just ennem viitas, et kuidas välisinvesteeringuid ja asja nagu söödavaks teha kellegile väljaspoolt, siis tegelikult tähtis on ka Järvamaa nii-öelda koht ja asukoht teha söödavaks ka oma inimestele, need investorid, kes on Tallinnas, Tartus ja kuskil mujal ka Paides. Mis seda nagu siis soodustab? Kindlasti on logistiline asukoht, omavalitsuste abistav käsi. Kui ka rääkida meie ettevõttes, siis kuidas ta üldse Järvamaale sattus, siis tänu ka koostööle omavalitsustega, Paide vallaga, Väätsa vallaga oli meil ainuke võimalus, et me tarbime tegelikult suhteliselt palju 2500 tonni nii-öelda plastikprügi ja seda sisendit saada oli nagu ainuke võimalus Järvamaale tulla ja Väätsa Prügilaga ühises koostöös ja võimalustes nii-öelda suunata teatud pakendiringluse kaudu endale vastavat toorainet, siis sellega on tänaseks tegeletud ja need mahud võivad ka ulatuda siin suuremaks. Hetkel on siis 2500 tonni aastas, kuigi see on esimene etapp. Plaanime ka kindlasti, kui kõik läheb plaanipäraselt ja visioon on selline, et jõuda ka teise tehaseni, mille tootmismaht on 7000 tonni aastas ümbertöödeldud plastik toorainet siis vastava erinevate produktide näol. See on nagu firma visioon, aga kui räägite ettevõtlusest, mis tooks nagu inimesi juurde ja ettevõtlus siia, siis loomulikult Jaanus Muraka intervjuus või siis selles jutus on tõsi, et siin on palju maad, on ka kindlasti soodsamad hinnad siin nii-öelda investeerimiseks, maa hind, ka tootmishoonete ehitamiseks kindlasti, kinnisvara hind ja sinna juurde ka loomulikult inimesed, et kui me vaatasime, et 8% on töötuid ja tegelikult proua maavanem tabelites oli näha, et 63%, kui ma ei eksi, oli keskastmelt või ütleme siis kutsehariduse
keskharidusega inimesi, siis tegelikult ettevõtlus tooks selle protsendi kindlasti väiksemaks, uued tegevused sinna. Mis veel kindlasti siin punktides on nähagi just see piisav ja haritud tööjõud, siis täna ma võin väita, et Rexesti palgal on praegu hetkel 18 töölist. Juurde peaks tekkima Väätsaplasti circa 4–6 inimest ja kõik need inimesed on kohalikud Türilt, Paidest, kust iganes siit ümberringi. Kedagi ei ole toodud Tallinnast ega Tartust sisse. Noh jah, hetkel küll mina ise, et praegu Paidest küll eemal olles elan Tartus, aga see ei ole üldse tänapäeval nagu probleem, et nagu me nägime, on kõikvõimalik video teel ja Skype'i teel ja telefonide teel, et tööjõu suhtes ka kindlasti meie ettevõttele, mis nagu esmaselt võib-olla väikse hämmingu tegi ja ütlen, et tõsiselt hea visioon peaks ütlema, et Järvamaa Töötukassa suhtes, et ja sinna poole proua Ehatasand oli suureks abiks meie tööliste leidmisel ka ütleme siis eelvalikut tehti nende poolt. Tegemist oli sel ajal aasta tagasi, ma arvan, konkursil oli circa 160 inimest. Konkursi küll nii-öelda käigus võeti 18, aga ikkagi areng seegi. Et kui vaadata nüüd, mis veel oleks siuke ettevõtlus, mis soodustab, siis kindlasti firmade omavaheline koostöö. Täna võin väita koostöö nii Vikingiga, Mäoklaasiga, Mäo Investiga, Väätsaprügilaga ja kõigi teistega, kes on abiks olnud nii-öelda Rexesti toel, siis kindlasti see on üks võtmeid, et firmad suhtleks rohkem, leiaks üksteisele, ütleme siis otse ka tööd, tegevust, et ei tellitaks kaupa Tartust, Tallinnast, kuskilt mujalt, vaid kui see kaup on omal saada või teenus on võimalik omalt siit samast kõrvalt võtta, siis kindlasti seda kasutada. Kiirelt siis kindlasti, mis soodustab, on ettevõtlus, EAS, PRIA, KIK-i toetused, mis on ka nii-öelda ka Rexes Grupp on saanud EAS-i tootearendustoetust, suurim toetus ja tuli KIK-ilt ka Väätsaseadmete puhul, et võtaks siis need, mis üks viimane lause, mis siin soodustab, on kindlasti tere tulemast koju, et ma võin öelda, et ma olen kodus, aitäh, et pidurdab muidugi siin ekslikud arvamused ja info kindlasti inimestel on eelarvamus Järvamaa suhtes ja nendel inimestel, kes siit on ära läinud, et see tagasipööramine kindlasti peabki olema nende eelarvamuste tagasikeeramine, võib-olla asjade huvitavamaks tegemine, kindlasti ka raha leidmine, investeeringute leidmiseks, et raha on tähtis asi, ilma selleta paraku ei saa midagi üles ehitada ega valmis teha. Aga ma arvan, et igal noorel ja vanal, kes tahab ja julgust ja tahtmist on võimalik Järvamaal äri ajada, ettevõtlust arendada ja loomulikult ka siin elada. Aitäh!